Tere tulemast, Korp Sakala, mitte ainult meeste tervisekonverentsile. Nagu juba mõnigi teist tõenäoliselt pealkirja järgi ära arvas, siis tervis ei ole ainult meeste asi. Terviseedendust on igaühel tarvis, kes vähegi pikemalt tahab siin planeedil ilusat aega veeta. Aga kuna Korp Sakala suureks plaaniks ja visiooniks on ikkagi kasvatada tugevat, tervet ja pikaealist Eesti meest, siis just meeste tervisest ja fookus sellele tänasel päeval ja tänasel konverentsil siis on. Minu nimi on Jaanus Valdmaa, olen Korp Sakala Tallinna osakonna seenior ning tänase konverentsi moderaator. Miks me selle tervise teema käsile võtsime? Miks me arvame, et see on oluline punkt, mille koha pealt arutelu tõstatada? Sest nagu te isegi teate, siis sama nagu esmaabiga, et tervisega tegutseda tasub enne, kui on hilja. Ehk siis üks lugu, mis just viimasel nädalal, mida ma teada sain, on Leinadamme fondi kohta. Kui te teate, siis maestro Leinadamm suri päris traagiliselt alles hiljuti ning tema siis elu ja tema neid mõtteid ja aateid edasikandev fond on samuti keskendunud meeste tervisele. Kuid et kuidas selline kurb sündmus siis üldsegi, kus see ahelreaktsioon alguse sai, oli sarnane üritus, kus Raivo Leinadamm siis oli ka nagu koha peal moderaator ja seda üritust juhtimas ning teemal tehti test. Ja siis ta sai alles teada, et tal on vähke juba sellises faasis, kus seda enam ravida ei saa, nii et oli ka ainult loetud kuud jäänud. Nii et ma loodan, et tänase päevaga teile vähemalt tekib aimdus esiteks see, millistest tükkidest see tervis koosneb. Kindlasti ei ole see põhjapanev loeng, kas siis vaimse tervise või liikumise või toitumise koha pealt küll, aga ma loodan, et see annab teile tänane päev, annab teile vähemalt aimu, mis osadest see tervis koosneb ning mis punktidele siis enda puhul vähekene rohkem tähelepanu pöörata. Tervise teadlikustamine on natukene nagu rahatarkus. Et rahatarkuse kohta tehti Eestis üks uurimus siin hiljaaegu 2 aastat tagasi ning avastati, et Eesti inimesed on enda rahakäitumise teadlikkuse osas, erinevad finantsteenused, kuidas hoida, säästa, investeerida, Euroopas teisel kohal, aga nende teadmiste praktikasse panemisel eelviimased. Ehk siis minu meelest on ka tervises sama lugu, et me küll teame väga palju, aga kui palju me sellest tegelikult siis ellu viime. Seega teadmistest ei aita, tuleb tegutseda. Ja selle tarbeks oleme me siis Korp Sakalaga sellise konverentsi ellu kutsunud. Mul on väga hea meel näha siin täna nii palju mehi, kes sellest teemast hoolivad ning suur rõõm, et seda üritust kantakse ka kaugemale internetiavarustesse, nii et tere teile, kes te sealpool ekraani seda vaatate. Mis meil siis täna toimuma hakkab? Kohe pärast mind teeb meie Vilistane Tamkivi lühikese sõnavõtu ärgituskõne selleks, mis tema meelest tervis on ja miks see oluline on. Peale seda Anna-Kaisa Oidmann, peaasi mees- ja naiskonnast, ise kliiniline psühholoog ning räägib teemast, et siis ole enda vaimse tervise ekspert number 1. Kõik hakkab peast pihta ning seetõttu algab ka meie konverents nii-öelda peaasjadest. Pärast seda 15.30 Kristjan Port, spordibioloog ning Eesti antidopingu agentuuri üks juhatusest ja uurib, et miks siis liikuv eluviis meid pikali surub ja mitte ainult, vaid ka sellest, et miks siis üldse on lihaseid tarvis või miks on hea, et nad olemas on. Peale seda 16.45 Kristel Ehala Aleksejev Tartu Ülikooli kliinikumist toitumisalaste nõuannetega
ta on ühtlasiks ise haigustarst, kuid suutnud enda arsti professiooni sedavõrd laiendada. Ning kell 6, 18.00 doktor Olev Poolamets, meie enda vilistlane, räägib ja uurib, kas mees on mehaaniline masin või mitte. Enda poolt soovin teile põnevat, teadmisterikast ja kindlasti ka tegudele motiveerivat päeva. Ma loodan, et küsimusi tohib küsida esinejatelt ka ja kui kellelgi on, siis mina tulen ja annan teile selle mikrofoni, et kõik sellest osa saaksid. Kõik mõtted, mis teil tekivad ja võib-olla ka ettepanekud ja lubadused, siis seal kõrvalruumis on seina peal mõni leht, kirjutage need sinna ülesse. Jääb ka meile see märk maha, mida te lubanud olete ja mida te teada olete saanud. Ja kui konverents on läbi, siis on siin endiselt maja avatud aruteluks. Igaüks saab siis vaadata, kuidas ta seda õhtut jätkab. Nii, ma olen nüüd juba päris pikalt lobisenud. Palun siia meie enda vilisse Taavi Tamkivi. Palun. Pane slaidi kõrvas. Tere! Minu poolt siis mina olen Vilistane Tamkivi. Kui auväärt Seinar palus mul rääkida sellel tänasel teemal, siis ma mõtlesin, et miks mina, kus ma seda mis asja ma teile räägin, aga siis ma mõtlesin kirjalt välja ka, miks ta mind palus rääkida. Kuna ma ise olen ühe päris raske juhtumi läbi elanud, et siis ma arvan, et seda on väärt ka jagada. Teistel võib-olla panna mõtlema, et miks tänane teema on tähtis ja mitte ainult täna, vaid ka pidi ja teile, vaid tegelikult ka teie vendadele ja teistele sõpradele, sugulastele edasi anda, et võib-olla sellest jääb rohkem külge. Üks 3 aastat tagasi või täpselt 3 aastat tagasi, kui mind oli au ja määrati mind Sakala Vilistuskogu esimeheks, siis hakkas mõtlema, et millega tegeleda, mis see programm võiks olla, kuidas oma mehi harida. Vilistane Andres Kask tol ajal kirjutas loo sellest, peaks tegema konverentsi, temal üks sõber sattus ja see läks väga korda, aga mulle vaimselt, aga muud tegevused olid peale ja ei olnud seda tol ajal korraldada. Ise pidasin ennast terveks meheks, oli juba siis 3 last, tööd, jooksin maratoni, toimetasin startupis, igasugu põnevaid asju sai tehtud. Aga siis üks ootamatu hetk maatöö tegemiste kõrvalt selgus, et peas läks üks veresoon katki, mis nagu ei olnud meeldiv, aga hakkasin tasapidi taastuma haiglasse. Ütleme see, juba seal oli meie enda vennaskonna ja sõprade tugi hästi oluline. Vilistane Asser näiteks, neurokirurg, kes vaatas, enda akadeemiline isa, kes käis koha peale vaatas, et sellel hetkel ma sain aru, et mis see eluaegne organisatsioon tegelikult meie jaoks ka tähendab ka rasketel hetkedel. Aga õnnetuseks juhtus sama asi uuesti, mis natuke mõjus raskemalt ja ma päris pikalt kõrval tegelesin peamiselt enda taastamisega, mis ütleme sellel hetkel, kui ma taastasin ennast, siis ma sain aru, et mida see tervise eest hoidmine või tervishoid endast tähendab. Ja kõik need tänased teemad on hästi hea meel, et mis täna nii vaimne tervis kui toitumine kui ka füüsiline pool, et tegelikult ma nagu ise enda peal katsetasin kõik need asju läbi, et ühte teistpidi ennast parandada ja ütleme, hea meel on see, et tegelikult võin kinnitada praktikuna, et on nendest kasu küll, et tasub kuulata ja kõrva taha panna. Aga üks teema, millest täna vist eraldi ettekannet sellel teemal ei ole, aga mida just siinsel seltskonnal, ma arvan, et tasub mitte üle hinnata, on see sama sõprade ja vendade toetus, et see on ka mind aidanud päris palju edasi tervislikuma eluviisi suunas, et miks ma proovisin seda Pekikõhu Racingu tiimi särk üles panna lihtsalt näiteks, et see on üks väike seltskond sakalanuseid, kellega me koos teeme vähem kõvasti sporti, mis iseenesest motiveerib juba hästi, näite lihtsalt see, et kui igasugu rattamatkad, kus sõidetakse rattaga, juuakse õlut, käiakse saunas, aga kogu selle tegevuse mõte või ütleb läbi teema on see, et ikkagi vanemad vilistlased meenutavad seda, kus Vilistane Poolametse legendaarsed väljaütlemised erinevate meeste tervise erinevatel seisukohtadel ikkagi elavad tänapäevani ka legendides edasi, ka nende meeste jaoks, kes tegelikult ei ole su ettekannet kuulanud, eks ole. Või siis see, et kui ma mõnikord jätan rattamatkale minemata, siis Vilistane Laur annab mulle sisse või ta annab referaadi teha teemal, et miks ma rattamatkal kohale käi. Et seda tüüpi toetus ja meeldetuletus ja
abi teiste meeste poolt selleks, et see tervislikum eluviis kuidagi meelest ära ei läheks, et see on tegelikult hästi oluline. Ja oma taastumise käigus, kes on samas Sakalas, need samad tagasitulekud õllelauda, kui see avastad, et tegelikult õllelauas võib olla ka ilma õlleta, on täitsa tore olla. Ja isegi mitte ühe korra, vaid mitu aastat ilma liigse alkoholi tarbimised saab ka tegelikult vendadega väga hästi läbi ja saab seda nautida. Ja eks siis see ongi see asja mõte, et mis ma tahtsin kaks mõtet kokkuvõtteks öelda, et üks on see, et sellised asjad võivad juhtuda ka väliselt ja sisemiselt täiesti terve inimesega, on ta mees või naine, ootamatud haigusi. Ma ütlen, kuni selle hetkeni, kui see mind tabas, ma olin ka omast arust heas vormis, pekikõht oli selline naljanimetus, elasin värskes õhus, tegin füüsilist ja vaimset tööd, aga ikkagi juhtus, eks ole. Et selles mõttes keegi ei ole meist selle eest kaitstud, aga tasub seda riski minimiseerida enda jaoks. Ja teine mõte ongi see sama, et mitte ainult enda jaoks, vaid mõelge ka vaadake nende inimeste poole, kes teie ümber on. Et tegelikult selle sama oma teadmise ja julgustusega saate päris palju ära teha ja üksteist aidata ka selles mõttes natukenegi vähendada oma riske või teiste riske, mis esinevad. Et sellega ma rohkem, kuna ma anti 5 minutit aega, siis ma rohkem sellel teemal ei heieta, aga jah, et kokkuvõttes ma näen, et need tänased teemad on tegelikult need, mis vähemalt mind on juba aidanud päris palju ja loodetavasti ka teistele mõjuvad päris motiveerivalt, et nendega tegeleda. Aga aitäh teile ja annan sõna edasi meie päris ettekandjale. Aitäh, Taavi! Ja nagu juba ennem tutvustatud ja sisse juhatatud, siis alustame peast pihta. Kõik hakkab meie enda mõtetest. Nii et Anna-Kaisa, palun. Mul on vist siin. Ja. Nii, tere kõigile. Ma ei tea, kas mind on kuulda ka või? Kui räägin, siis on. Nii, et mina olen siis kliiniline psühholoog ja minu põhitöökoht on tegelikult Seevaldis PERH-i psühhiaatriakliinikust, kus ma töötan esmaste psühhooside osakonnas. Aga selles peaasja kontekstis nüüd me juba mingisugune 7 aastat vist, aktiivselt tegutseme selle nimel, et koos siis meie kambaga, kes on vaimse tervise spetsialistid ja noorsootöötajad ja veel teistest valdkondadest inimesed, et me üritame saavutada seda, et me saaks vähem tööd teha või siis võib-olla isegi ka täitsa töötuks jääda. Sest et me usume, et kui inimesed rohkem on teadlikud oma vaimsest tervisest ja midagi ette võtavad, et siis on meil vähem tööd ja inimestel kannatusi ka üldiselt ju palju vähem. Aga jah, et mina küll olen, ma saan aru, vaimse tervise spetsialist nii-öelda, aga et tegelikult olete ju eksperdid teie iseenda tervise osas. Ja ma arvan, et just see Sakala korpi nii-öelda lipukiri, mis on ka see, et üks kõige eest, kõik ühe eest, et see sobib ka väga hästi sinna vaimse tervise konteksti, et igaüks saab iseendast hoolitsedes tegelikult anda panuse sinna, et kõigi elu läheb paremaks ja samas teisi toetades läheb ka sellel samal inimesel paremaks, kes teisi toetab. Nii et sellest siis ka tegelikult juttu tuleb täna ja et ma ise katsun teha sellise natuke lühema ülevaate või sissejuhatuse, aga tegelikult ma väga loodan, et te ütlete vahepeal ka, mis te mõtlete sellest teemast ja teises selle tunni pooles annangi sõnajärje tegelikult rohkem teile, nii et pange selleks ka oma vaimud valmis. Nii, aga siis ma olen järgmise slaidi siis siit, jah. Aha, kas toimib? Ei toimi. No näed, ikka meesterahva abi vaja, muidugi. Nii, aga alustaks sellise väikse koomiksiga siis, et vaimne ja füüsiline tervis on ju tegelikult üks. Aga miskipärast on nii, et füüsilisest tervisest on vähe lihtsam rääkida kui vaimsest. Et võib-olla meil on vähem sõnu selle kohta või vähem kogemusi,
või ongi see kuidagi hirmsam teema. Aga noh, et tegelikult oma selliste terviseprobleemidega tegeledes tulevad hästi palju mängu erinevad emotsioonid, mis on siis evolutsiooniliselt olnud elu alal hoidvad. Aga näiteks see, et tihti ju vaimse, aga ka füüsilise tervise probleemide puhul tuntakse häbi. Miks proovitakse siis kuidagi seda probleemi ka vahel varjata, eks. Et see emotsioon häbi iseendast ju kutsub meist sellise automaatse reaktsiooni esile, et varjata või peituda. Aga et see häbi tuleb sellest, kui me saame teada, et me ei olegi võib-olla päris sellised, nagu me ise uskusime, et noh, näiteks kui mina siin arvan, et ma olen õudselt kõva ja hea esineja ja pärast vaatan seda videot äkki ja siis nagu mõtlen, et oi, et peaks nagu peitu pugema. Aga võib-olla ikkagi võiks oma mõistust kasutada, sest et sellisel juhul see häbi ei ole elu alal hoidev, vaid tegelikult elu kahjustav. Või siis näiteks hirm, eks ju, mis tuleb teadmatusest paljustki. Et noh, mingis olukorras muidugi, kui sul tuleb karu vastu tänava peal, et siis on adekvaatne, et sa tunned hirmu ja lähed kuskile peitu. Aga et kui sul hakkab tunduma, et mul on enesetunde juures midagi nagu noh, mitte nii hästi, kui ma tahaks, et siis selle hirmu tõttu kuskile peitu pugeda ja et see jällegi on see, mis siis kuidagi ei toimi enam nii, nagu ta evolutsiooniliselt oleks pidanud toimima, et ikkagi mõistlikum on ju midagi ette võtta teadlikult. Aga praegu, mis on olukord, on see ju, et vaimse füüsilise tervise probleemid on väga seotud omavahel, et näiteks nii südame-veresoonkonna haiguste puhul, diabeedi puhul, vähi puhul isegi on teada, et kui sellega kaasneb noh, näiteks depressioon või ärevushäire ja seda ravida, siis selle inimese eluaastad pikenevad või vähemalt ta elab paremini seda elu, mis tal siis on. Aga ka teistpidi, et erinevate krooniliste haiguste puhul on vaimse tervise probleemid palju kergemad tekkima. Et see asi on kuidagi väga seotud omavahel. Ja igal juhul midagi on vaja ette võtta. Nii. Aha, toimis seekord. Aga et kui nüüd liikuda selle vaimse tervise poole juurde rohkem, et siin on teile definitsioon vaimse tervise kohta, et see on selline üsna nõudlik definitsioon, ma ütleks, et mitte sa ainult ei pea suutma oma igapäevaelu pingetega toime tulla, vaid sa pead suutma ka töötada tootlikult ja veel siis andma ka panuse ühiskonna jaoks, et ma ei tea, kui paljud seda igapäevaselt saavad öelda, et see on 100% nende jaoks. Aga jah, et kui varasematel aegadel on palju räägitud just sellest negatiivsest vaimsest tervisest ehk psüühikahäiretest, et siis nüüd see paradigma on muutunud niiviisi, et kuidagi tähtsustatakse ka maailma kontekstis seda, et inimese vaimne heaolu on midagi, millega igaüks saab tegeleda, et ükskõik, kas tal on mingi psüühikaprobleem või mitte, aga igal juhul on mõtet midagi ette võtta, ükskõik milline su see vaimne tervise olukord parasjagu siis on. Nii, aga no kuidas see definitsioon tundub teile, et kes praegu tunneb, et 100% vastab kõik sellele nõudmistele? Keegi ei tõsta kätt. On 3 inimest. Aga hea, ma loodan, et te pärast jagate siis neid mõtteid ja nippe enda poolt ka teistele, et kuidas see käib. Aga et ma kõigepealt natukene räägin rohkem siis sellest negatiivsest vaimsest tervisest ikkagi. Sest selle osas on ka palju selliseid müüte liikvel. Ma ei tea, mis toimub. Ma lihtsalt ei tee paremal-vasakul vahet, see on probleemiks praegu. Okei, vasak on see, kus ma käe võin.
nii, aga et väga palju liigub selliseid müüte ringi maailmas ja ka meie ühiskonnas, et vaimse tervise probleemid on kas ainult geneetilised või et on need ainult keskkonna poolt põhjustatud, aga et tegelikult see interaktsioon on hästi selline keeruline ja enamus ikkagi psüühikaprobleeme on sellised, kus peavad need kõik 4 sellist ebasoodsat tingimust siis kokku langema, et kus sul on geneetiline haavatavus, kus võib olla mingisuguseid bioloogilisi kahjustusi või faktoreid. Keskkond ei ole sobilik inimesele. Noh, kas siis selle näol, et näiteks on väga tugevat stressi või pingeid ja siis kogu see elustiiliga seotud temaatika, et aga noh, näiteks kui selle näiteks võtta see, et on, kui oli näiteks ütleme 90ndate aastate alguses meie ühiskonnas näiteks selline inimene, kes oli selline seikluste otsija ja elamuste otsija ja väga selline põnevuse aldis ja läks muutustega hästi kaasa, et siis tal võis minna väga hästi ühiskonnas. Ja kuidagi see action käis ja kõik elu läks kenasti. Aga et kui ütleme praegu meie ühiskond on natukene niisugune stabiilsem, rahulikum, võib-olla on need normid rohkem paigas, et siis sellist tüüpi inimene jällegi võib seda elamusi otsides ja selle impulsiivsusega sattuda võib-olla pahuksisse kas iseendaga või miks mitte ka seadustega või igasuguste selliste võtta see elustiili ainete kasutamise pool, et inimesel võib ka just nagu igalühel võib olla see õige keskkond, kus sinu vaimne tervis püsibki selle 100% peal, aga et see nagu ei ole ka alati meie teha muidugi. Aga kui siit nüüd minna numbrite peale, et kui sagedased psüühikahäired on, et siis üle maailma eriuuringud näitavad, et kas igal 4. või isegi 40% inimestest võib olla siis mingil eluhetkel selline seisund, mida saab psüühikahäirena siis määratleda. Ja siis ka Euroopa Liidus näiteks 38% on inimesi, kellel 1 aasta jooksul on olnud psüühikahäire. Ja see on üks selliseid juhtivaid põhjuseid, miks kaotatakse selliseid tervena elatud aastaid. Ja mis on hästi oluline teema, et tegelikult suurem osa psüühikaprobleemidest avaldub noorukeas esimest korda. Aga väga-väga tihti on see, et see sekkumise aeg või see, kus inimene midagi ette võtab või kus ta isegi ravi saab, et see võib nihkuda sinna kuskile noh, ma ei tea, isegi 30 aasta taha, eks ju. Et väga pikalt ollakse valmis kannatama nende probleemide pärast. Et hästi tegelikult niisugused nii-öelda siis vaprad ja tugevad inimesed on ilmselt, et on valmis kannatama pikalt. Psüühikahäire, seda kõige niisugusem, ma arvan, lihtsam viis öelda on see, et siis, kui sinu vaimse tervisega toimub midagi sellist, mis hakkab su elu häirima. Et muidugi võib ka selle rahvusvahelise haiguste klassifikatsiooni järgi võtta sealt, eks ole, terve rida erinevaid diagnoose, mis on psüühikahäired, aga tegelikult ma arvan, kõige lihtsam ongi aru saada sellest, et kui sinu peas toimub midagi sellist, mis su elu hakkab häirima, noh näiteks, kas sa ei saa tööga nii kenasti hakkama enam või sa ei saa suhetega hakkama, on konflikte või on enda lihtsalt see enesetunne pidevalt nii halb, et häirib elu. 38% diagnoosi või ei, see on selline, enda tunnetuse? See on ikkagi sellise subjektiivse hindamise järgi, et see on niisugune levimusuuring, et mitte diagnooside põhjal tehtud.
et noh, neid uuringuid on hästi palju erinevaid, aga noh, ikkagi minimaalselt ongi see, et ikkagi iga 4. Inimene on mingil hetkel siis sellises seisundis, mis on psüühikahäirena määratletav. Kuidas see tundub? Või kui siit 4 loeme, siis mitmel inimesel siit võiks olla psüühikahäire? Jah. See on, kusjuures see on ka üks hüpotees, aga noh, samas ma arvan ikkagi pigem, mida mina tahaks nende numbritega öelda, on see, et see on üpris tavaline, et neid probleeme võib ette tulla. Aga kahjuks on nii, et suurem osa inimestest ei otsi abi või ei tegele nendega ka iseseisvalt. Ja see on see, mis kahjustab nii indiviidi tasandil kui ka siis selle kõigi tasandil elu. Nii, aga noh, veel üks selline huvitav prognoos küll. et arvatakse, et aastaks 2030 ehk siis nüüd järgmise 14 aasta pärast on vaimse tervise probleemid moodustavad kõige suurema hulga haiguskoormusest maailmas. Ehk siis seal on need, kus on tervena elatud eluaastad, on kõige rohkem häiritud või siis sellised enneaegsed surmad. Et isegi enne siis igasuguseid kardiovaskulaarseid probleeme või vähist nagu oluliselt ees. Ja prognoositakse, et kogu maailmas kulutused, kas siis otsesed kaudsed kulud vaimse tervise probleemidega tegelemiseks võivad isegi kahekordistuda selle aja peale. Et Maailma Terviseorganisatsioon ja ka teised sellised mainekad organisatsioonid juba aega nagu plingivad neid hoiatusmärke, et midagi tuleks ette võtta, et see tegelikult see ei pruugi nii minna, kui me saame sinna kuidagi nagu jala vahele või. Kuidas need numbrid tunduvad? Kas läheb nii? Ma küsiksin selle 35% kohta, see on rohkem, te räägite, et see on kogu maailmas 2030 aastaks, aga kuidas see 35% jaguneb meie kultuuriruumi ja kolmanda maailma arengumaal? No tegelikult on see, et ikkagi pigem on ikkagi neid vaimse tervise probleeme järjest nagu meie ühiskonnas, just meie tüüpi ühiskonnas järjest tuleb juurde, et näiteks depressioon või ka ärevushäired. Et kolmandas maailmas on pigem, eks ju, need nakkushaiguste teemad võib-olla nagu rohkem pildis. Kas see oli see põhjus, et seal ei diagnoosida selliseid asju, et seda tehtakse? Keegi sellist asjadega eriti ei tegele, mida arenev ühiskond seda rohkem vaimselt. Tervisediagnoosid. Ja et kindlasti, et tegelikult kõik see diagnoosimine ka nii-öelda, et see on ka hästi ka kultuurist sõltuv, et mis nii-öelda kliinilist pilti, mis nimega nimetatakse või kas üldse seda vaadatakse sellisena. Matemaatika on üks väga küsimus jaotus, mis on 15 aasta pärast. Kuidas see tänane jaotus on? Palju see, kui suur osa tänastest probleemidest, probleemid ja kuidas see on võrdlus ka või? Ma isegi, minu meelest on niimoodi praegu, et depressioon on teisel kohal, kui vaadata nüüd nagu erinevad haigused siis jaotuses. Sõnum on see, et see vaimse tervise probleemide osakaal kasvab võrreldes teistega aastate jooksul. Aga noh, see jällegi. Mul on selline küsimus, kas on püütud hinnata, miks järjest rohkem tuleb? Kas on ainult see statistika täpsemaks või on mingi objektiivne põhjus, kui need on, et siis miks või millised?
no kindlasti on see, eks ju, et praeguse seisuga ikkagi noh, vähemalt siin meie Eesti kontekstis väga paljud probleemid jäävad ravita ja üldse siis ära tundmata, et on näiteks teada, et 2/3 depressioonis inimestest ei saa mingit abi üldse. Et 1/3 siis tegeleb selle teemaga, eks. Et kindlasti on see ühelt poolt see teema, aga noh, et ega see statistikaga annab igasugu asju teha, aga noh, ma arvan, et see küllalt selge fakt on see, et väga palju on neid inimesi, kes võiks tegelikult oma elu hoopis paremini elada või kes võiks tunda, et elu ongi elamist väärt, eks ju, kui nad võtaks midagi ette. Ma olen tegelikult siin hinnapoole, et kas seal on mitte nii, et elu meie ümber, kõik see, mis toimub, paneb selliseid ootusi ja standardeid peale, millega paljud inimesed lihtsalt ei tule toime. Sa pead olema kõige parem, et sul peavad olema kõik need asjad ja nii edasi ja nii edasi. Mis tegelikult eksistentsiaalselt seisukohast ei olegi nii, ei ole olulised. Tegelikult teise järgmine. Inimesed võtavad seda kui nüüd on maailma lõpp. Ei noh, kindlasti mina usun ka seda, et just need enda hoiakud ja siis need ühiskonna ootused, et need on väga palju mõjutavad, aga noh, et kui mõelda, et see maailm on meil üsna muutlik ja kiiresti muutuv, et siis ka ütleme neid väljakutseid, mis potentsiaalselt võivad stressi tekitada, on ka rohkem, et sellist baasilist stressi ja pinget, mis siis on kuidagi krooniline, et seda on ka rohkem ja stress siis sellise keskkonnamõjuna ikkagi siis jällegi võibki vallandada rohkem probleeme. Et ta on niipidi ka. Kas ma oletus on õige, et inimese vaimse tervise probleemide arv kasvab, et tihtipeale nad jäävad märkamata, ravimata või ütleme, enam sellest, et 1/3 on diagnoositud, kas see on probleem selles, et meil tervishoius ei ole lihtsalt ressurssi, et seda diagnoosi panna või pigem on see, et inimesed ei jõua kuidagi selle diagnoosi sammuni. Et see on kuidagi päevad on stressi vaikselt ja depressioon ja tegelikult on probleem ja keegi ei tea, et see probleem on. Ise ka ei tea. Jah, et ma arvan, et no mis teie arvate? Et on suhtumine ja võib-olla inimene ise ei tea, et võib-olla see, et ma olen nagu väga ärrituv ja ma ei saa magada üldse peaaegu, et õhtuti ei uinu ja üldse pole tuju midagi teha ja kuidagi üldse elu tundub mõttetu, et võib-olla jah, ei tule selle peale, et see võiks olla midagi, mis on selline seisund, mida saab kuidagi muuta, eks. Et noh, et jah, et jah. Ka teisel inimesel ei julgeta ütelda, et sul võib olla probleeme. Füüsilise probleemi puhul võib-olla minnakse öeldesse, et sul on vist nii ja nii, aga vaimse puhul teisele inimesele seda ütlema minna, kuule, sul ei ole kõik korras, on ikkagi tõsine samm. Kindlasti julgeta. Üks asi võib olla julgust, teine asi teab, mis seda taha võib jääda, et ei teagi, et on probleeme. Tänapäeval ka osatakse diagnoosida rohkem kui näiteks esimeses ja teises maailmasõjas lahingustressiga mehed läksid tavaliselt seina äärde ja kindral Patton ravis lahingustressi rusikahoobiga näkku ja lahingusse tagasi. Siis tänapäeval teatakse, et tegelikult on probleem ja tuleb siis lihtsalt rahulikkuse keskkonda panna, see võib lahingustress üle minna. Et seda eelnevalt arvati, et see lihtsalt arvus, et ei taha nii lahingusse minna. Kõik paraneb, et ei pruugi olla selleks, et keegi kardab midagi küsida või ütelda, et ei teata. Noh, mõni asi võib teistpidi ka olla, kui see kolleegil pidevalt tekib stress, millega läheb haiguslehed nagu purjetamishooaeg pihta. Jaa. No jah, et see ongi muidugi, et just see, kuidas see ühiskond meil suhtub sellistesse teemadesse, eks ju, et aga ma arvan, kui niimoodi isegi nagu natuke mõõdukamalt, et just selle rusikahoop näkku versus siis purjetamishooaeg, et kui sinna vahele kuskil õnnestuks juba saada, et siis oleks juba enam-vähem okei äkki. Ma võtaks ka paar sõna. Jah.
noh, ma tunnistan, et ma olen ise paar korda saanud kliinilise diagnoosi. Ja miks ma selleni jõudsin just tänu sellele, et ma siiski uurisin asja ja ma sain teada, et mul on probleem, et ma julgesin minna seda abi otsima. Tegelikult paljuski inimesed, nad tõesti ei tea, et neil on probleem ja võib-olla paljuski peaks just rõhku pöörama sellele, et ühiskonnas seda teadlikkust tõsta selle ala. Asi taandub sellest, et inimesed tajuvad, et neil on kehv olla, nad midagi tahavad teha ja nii edasi, aga nad ei suuda seda seostada oma vaimse tervisega. Ja et nad peaks abi otsima. Jaa. Ma tunnen, et ühiskonnas on ka probleem, et näiteks kui keegi ongi stressis või tunneb ennast kuidagi väga ärevil või on paanikahäired või mida iganes, et siis tavaliselt inimesed ümber ütlevad, ma ei tea, et võta kokku ennast või tegele oma probleemiga, et see inimene võib-olla ta ei julgegi abi küsida, sest ta mõtleb, et okei, võib-olla ma ise ei tee piisavalt palju selleks, et ennast hästi tunneksin. Aga eks ta piiri tajuda, et millal abi otsida või millal siis sa saad ise hakkama, et see ongi hästi hägune. Jah. Ja kindlasti on, aga et ikkagi, mis nagu meie tahaks soovitada, et midagi ikkagi proovida ette võtta, et ükskõik siis mida, mis oleks kuidagi konstruktiivne, sest et tegelikult lahendused on olemas ikkagi, ma arvan, väga paljude teemade puhul. Aga natukene lähen siis edasi siit. Ma väga pikalt ei peatu nendel kõigil numbritel, et näide selle kohta, et tegelikult juba need probleemid ongi ju noores eas, täitsa juba esil, aga tahtsin küsida teie käest, et mis te mõtlete sellest, et kui need teised näitajad, seal on üldse 5 sellist levinumat tervisekaebust noortel inimestel, et miks see on niimoodi, et kui need muud numbrid on enam-vähem sarnased, et siis kurvameelsust näiteks poistel on oluliselt vähem kui tüdrukutel. Mis te arvate? Tänapäeval esitab tüdrukutele kõrgemaid nõudeid või nad vähemalt ise arvavad, et need nõuded on kõrgemad. Mina arvan, et tegemist on statistilise veaga. Jaa. Soorollide teema, et meestel ei ole lubatud olla kurb ja meestel ei ole lubatud olla kõrk. Ma arvan, mehed ei ütle. Meestel ei ole lubatud olla kurb ja võtta. Nemad ütlevad. Ilmselt ütlevad rohkem. Pakun, et selles vanuses toimuvad meil organismis ka suured keemilised protsessid, poistel ja tüdrukutel kuulgevad nagu natuke erinevad. Tegelikult see 11–15 aastat on päris pikk periood. Võib-olla peaks selle 8 lööma. Sest tõesti on nii, et tüdrukud võib-olla saavad natuke varem ükseks kui poisid. Poisid ennast tiitled selle ajal, kui tüdrukud ajad tarka juttu. Aga et kas siis on nii, et poisid õpivad alles kurb olema või siis nad õpivad vähem kurb olema vanusega? Nad lihtsalt ei tunnista seda, ei ütle välja. No sellepärast ma arvangi, et see ei pruugi olla õige, et nad ei pruugi ka tunnistada seda. Sest ega poistel on samamoodi, kes on kõvem mees. Mis mõttes kurb? Lolli on kurvad. Ma olen ärritunud, mitte kurb. Jah, aga et kurbus on ka väga oluline jällegi tunne ja selle on väga oluline funktsioon. Ja, aga see on ikkagi küsitluse põhjal tehtud, keegi pole diagnoosinud. Ei, need ei olegi üldse mingid diagnoosid, vaid lihtsalt see, mis sa tunned. Nii nagu ta ütleb. Sellepärast tehtud statistika. Mõiste on võib-olla poistel natuke teine kui tüdrukut. Et tuleks mingi teise sõnaga küsida. Mingi tajutav jah, seda kurvameelsuse mõiste on natuke erinev. Aga näiteks, mis see võiks olla? Ükskõiksus oleks sõna. Et mul kama 2, mul saab. Jah, täpselt. Okei. Aga lahe, no mina muidugi ei tea, miks see niimoodi seal need vahed on, aga hästi palju huvitavaid mõtteid.
aga no lihtsalt pikalt ei peatu näiteks sellel, eks ju, et umbes 90 kuni 100 000 inimest iga aasta käib psühhiaatri konsultatsioonil ja saab mingisuguse diagnoosi ja mehed nõksa vähem kui naised. Et see on siis eelmise aasta numbrid. Umbes 41 000 meest ja umbes 46 ja natuke rohkem 1000 naist. Konsulteeritud psühhiaatri poolt siis, jah. Ma olen need, kes ise on läinud siis või on juba kuidagi läinud ja välja valitud, et on vaja välja valitud. Et on suunatud. Või see, kes võib olla põhjus, et meil läheb vähem üldse vastuvõtul või pigem see, et näiteks lähevad suurem protsenti jõuab nüüd sinna päris konsultatsioonifaasi. Ei no konsultatsioon, see ongi see esmane vastuvõtt, eks ju. Jah. Et no ilmselt mehed pöörduvad ikkagi vähem siis. Jah. Aga siis on selline järgmine numbri tulbad siin, et suitsiidid on meil surmapõhjuste registris klassifitseeritud õnnetusjuhtumite alla. Ja neid õnnetusi siis nii-öelda juhtub meestega 4-5 korda rohkem kui naistega iga aasta. Et kuigi nüüd ütleme, suitsiidide arv meil on ju 90ndate algusega võrreldes on ligi 3 korda langenud, mis on väga kihvt. Et ilmselt praegune ühiskond ikkagi on nagu mõnusam elada paljudele inimestele, aga siiski see on ikkagi tundub päris, ma ütleks kurb või mis see teine sõna oli, et mehed nii palju juhivad siis selles graafikus, jah. No neid meil ei registreerita tegelikult ametlikult, aga uuringute järgi on teada, et naised teevad rohkem katseid. Jah. Et mehed on efektiivsemad siis. Otsuse kindla. No, see on väga tubli muidugi, aga et mis on... Et aga suitsiidide põhjuseks ikkagi vähemalt 90% juhtudest on ravimata või kohase ravita psüühikahäire. Suuremal osal juhtudest depressioon. Ilmselt siia võib juurde panna ka suur osa leiklusjuhtumisi. Ja et tegelikult on ka veel olemas selline sektsioon nagu teadmata tahtlusega surmad. Ja seal on ka veel iga aasta üks niimoodi 40 inimest, kes ma arvan, et vähemalt osa neist peaks ka minema sinna graafikusse. Jah, et jällegi väga kõik mõtted, et kuidas seda olukorda muuta, aga mitte niimoodi, et see roheline läheb ka üles, vaid et pigem, et see sinine alla, et on hästi teretulnud. Aga võite natuke mõelda. No veel üks väike graafik. Et tegelikult kõigi muude psüühikaprobleemidega naised pöörduvad rohkem, et nüüd see kollane ja punane on siis sellised ärevushäired rohkem ja kollane on naised, punane mehed, siis see tume, lilla ja hele, et need on meeleoluhäired, kus on siis depressioon on kõige tüüpilisem. Ja siis jällegi lilla on naised ja valge on mehed, aga nüüd psüühika ja käitumishäiretest kõige sellisem mehisem valdkond on siis igasugused ainete tarvitamisest tingitud häired või sõltuvushäired. Et seal mehed juhivad. Ja sellest alkoholi teemast väga palju praegu ühiskonnas räägitakse. Aga mida meie oma siis vaimse tervise valdkonnast tahaks võib-olla ka lisada selles osas on see, et tegelikult ju, et need inimesed, et paljud noored ju kasutavad ja katsetavad ja proovivad erinevaid aineid ja praegu ka ütleme, et kanepi proovimine on võib-olla juba peaaegu niisugune norm, eks ju, sest nii paljud on seda proovinud. Aga et kasutama jäävad ikkagi need inimesed,
või kuritarvitama, kes proovivad kuidagi selle kaudu paremat enesetunnet saada või nii-öelda eneseraviks. Kas siis tuju tõstjana või ärevuse pingete maandajana. Et noh, meie nagu arvame, et see alkoholisõltuvus on natukene sekundaarne probleem, et seal all on ikkagi mingisugune muu häire ja võib-olla ka selle mehena on lihtsam minna sõltuvushäiret ravima kui näiteks seda depressiooni, mis on kurbusega seotud. Kuidas see hüpotees teile tundub? Lihtsam on ikka ju see pudel võtta, kui siis sul lahti teha ja rääkida, mis on tegelikult asjadest arvama tunne. Meeste puhul just. Pudelist asjadest räägid. Aga võib-olla tõesti, jah. Mitmed mehed on konverteerunud sealt neurootiliselt ja meeleoluhäirete tasemelt nagu edasi lihtsalt alkoholi peale, siis sellega tuleb välja. See algpõhjus pole sama, aga rohkem tuleb läbi ainete välja. Esimene ravikuur ei aida. Jaa, et aga noh, et selles mõttes ma arvan, nagu mina ja meie peas, aga me ei ole päris nagu karskust liikumine, aga et meie alati tahaks öelda seda, et võiks olla ju seal alkoholi kõrval veel vähemalt 10 asja, millega sa saad oma näiteks pingeid juhtida või emotsioone paremini suunata. Et see ei oleks nagu ainus ja esimene asi võib-olla. Ja mõtleme, et näiteks koolides võiks juba seda õpetada rohkem, et kuidas pingetega toime tulla. Aga no vaatame, töötame selle nimel. Aga nüüd ma tahaks näidata teile ühte videot, kuidas veel üks härrasmees räägib selle sama suitsiidi ja vaimse tervise teemal ja loodan, et see asi toimib. Midagi katki kuskil on, kas autol või jalgrattal. Midagi katki kuskil on, kas autol või jalgrattal või iseendal, siis on täiesti normaalne see ära parandada. Aga samas, kui sa ei saa järsku hakkama iseenda või oma emotsioonidega, et siis sellele me vaatame nagu hästi võõristavalt ja eriti kui see toimub nagu meestega ja siis tihti valitaksegi see tee, et sellest lihtsalt ei räägita ja siis korjatakse enda sisse ja siis lõpuks see pudel läheb pauguga puruks ja juhtub igasuguseid asju. Mul vend tegi enesetapu 5 aastat tagasi. Ja ma arvan, et tema see tegu ja see, mis minuga pärast seda toimus, iseloomustavad laiemalt meie eestlaste ja võib-olla ka meeste suhtumist vaimsesse tervisesse. Et ta oli tegelikult minust loomult oli avatum ja suhtles rohkem. Aga samas ta oli jällegi kinnisem selles osas, et mis toimus tema sees. Ehk et justkui väliselt oli kõik korras, siis see tegu tegelikult tuli nii mulle kui ülejäänud perele kui ka tema kõige lähedasematele sõpradele šokina. Võib-olla esimene aasta ma tegelikult või pool aastat ei tegelenud sellega praktiliselt üldse. Tööd oli rohkem kui teha jõudis ja siis oli see mõnus pääsetee, kuhu nagu minna. Ja siis pool aastat hiljem ma läksin puhkusele ja siis ma seal esimest korda sain aru, et ma võin Eestist küll ära põgeneda, aga ma võtan ise ennast sinna kaasa. Ma olen teinud rohkem asju, mida on võib-olla pidanud, mida ma olen arvanud, et peab nagu hea välja nägema ja peab kogu edukas olema ja nii edasi. Ja samal ajal küsimata endalt, et mis hinnaga see kõik tuleb. Ja teisalt ma arvan, et sellist enesekeskust läks nagu vähemaks, et ma võib-olla rohkem vaatan inimesi enda ümber ja üleüldse mitte ainult, kes mu kõige lähemas ringkonnas on, vaid ka, ma ei tea, tänaval keegi on hädas, et siis ikka sekkun ja kui, ma ei tea, sotsiaalmeedias kedagi tümitatakse, et siis viskan ka nagu sõna vahele, et see vennaga toimunu tegelikult mõneks ajaks ma nagu leppisin sellega ära, et jah, nüüd on nii ja sellega, et ma ennast matsin töösse selle tagajärjel ma arvan, tekitanud omale parajal portsu nagu ärevust, mille toimetuleku on ka üks asi, mis on nagu igapäevane kaaslane. Et ma arvan, ma teen vähem, kui ma varem tegin, aga ma teen rohkem neid asju, mis ma tahan teha. Et nii töö mõttes, iseenda mõttes, spordi mõttes, kui projektid üleüldse, millega ma ennast seon, et ma vaatan, et ma saaks ise tagasi rohkem. Ma saan aru, et kui ma liiga suureks selle kuhja ajan, siis toob jällegi mulle mingi teatud ärevus, et ma ei maga normaalselt ja rinnus piitsitab ja kogu aeg on see tunne, et keegi ajab siin taga, et adrenaliin on hästi üleval ja nii edasi. Ja tegelen, ma arvan, vaimse poolega oluliselt rohkem kui toona. Üks kuu aega olen teinud seda igal hommikul, olen vaikuses, joon 3 kaussi teed, ei mõtle midagi, lihtsalt keskendun sellele hetkele ja õhtul püüan samamoodi teha.
ma mõtlen, vaimne tervis on tegelikult meie kõige tähtsam ressurss, et see on ju see, mis paneb meid liikuma. Kui tema on rikkis, siis muud asjad ka ei toimi. Isegi kui sul ei ole näiteks käsi või jalgu aga sul pea on ikkagi ja see elukvaliteet kindlasti sõltub sellest, kas sul on peas kõik või vaimse tervisega kõik hästi või mitte. Peaasi.ee Peaasi.ee Nii. Aga selles mõttes, et kui nagu just meil oli siin see teadlikkuse teema, et see peaks parem olema ja muu maailma uuringud ja kogemused näitavad, et õudselt hästi aitab seda teadlikkust tõsta see, kui päris inimesed räägivad nendel teemadel. Muidugi väga hea on, kui tuntud inimesed räägivad, nagu Norras, eks ole, peaminister ütles, et mul on depressioon ja ma ei saa töötada praegu. Et sellised asjad tegelikult ongi need, mis aitavad seda teadlikult tõsta ja seda häbi vähendada. Siis praegusel hetkel on see, et ikkagi õudselt raske on leida neid inimesi ja eelkõige mehi, kes oleks valmis oma mõtteid ja kogemusi jagama või üldse sellest teemast rääkima, sest et nagu ka me ühe ministriga kunagi rääkisime sellest, et see on väga oluline teema, aga kahjuks mitte väga seksikas. Et ma ei tea, kuidas siis teha seda seksikamaks. Aga et igal juhul kõik mõtted ja ettepanekud, kuidas võiks seda teemat rohkem tõstatada, on meil hästi teretulnud, et siis me viime selle ellu, kui need mõtted meieni jõuavad. Aga ja, et ma ei tea üldse, mis praegu kell on, juba 100 või? Et siis jah, et kindlasti mis näitavad uuringud ja mingid mõtted, et mis ikkagi mehi võib-olla takistavad rohkem elus ennast mõnusalt tundma, eks ju, et peab olema tugev ja edukas. Ma ei tea, mis see muidugi tähendab üldse tugev ja edukas olla. Selle kohta see tänapäeva see mõttemaailm on muutumus ja selles mõttes, et see alfa-isaste põlvkond on ja 90-ndates ja tänapäeval on ikka nohikud populaarsed ja kogu see hipsterite värk habemikus on käinud ringi, eks ole. Pehmed väärtused nagu tulevad esile, selle najal ei anna seda vaimse tervise lähenemist ka muuta või loogiliselt lähenemist omas Sokratis, well-being'u koolitused ja mediteerimised, mis Rigo rääkis ka seal, eks ole, tegelikult ta läheb nagu mingis mõttes võib-olla lääne meditsiinile vastu või ta ei ole kooskõlas lääne meditsiinid kui diagnoos ja ravi ja kõik, eks ole. Versus siis see, et sul on mõtlemine ka hommikul tee, aga mis tegelikult üldiselt toimib päris hästi. Et selle najal ei ole seda muutust märgata veel või? Ma arvan, et see on mingisuguses subkultuuris on see muutus märgata, eks ju, aga näiteks siin üks päev tulin taksoga haiglast, sõitsin koju ja taksojuht küsib mu käest, noor mees, et kas see on siin see haigla, jah? Ütlesin, jah. Ja aga mida te siin tegite? Ütlesin, ma töötan siin, on ka see päris tavaline tegelikult. Suvel on õnneks huvitatud. Talveks sa paneks seda ei lasta kuhugi taha. Aga julgen arvata, et enamus teie patsientidest taksojuhtidele vastab täpselt seda sama. See on targem on nii öelda, jah. Nii et jätke meelde. Seal hoopis tuleb. Aga et igal juhul kuidagi ka see, et nagu justkui mehe jaoks ei võiks olla oluline see, et hoolitseda enda eest või oma pere ja tööelu tasakaalu eest. Ja et meestele kuidagi on nagu normaalsem, kui rääkida oma tervisest mingite vigastuste või füüsiliste probleemidega, valude näol. Et see kuidagi on selline tavaline või
aga et ma tahaks nüüd tegelikult, kui nüüd kuni veel aega on, ma tegin siia ühe pildi lihtsalt sellest, et tegelikult praegu kaasaegsed uuringud näitavad, et kui näiteks depressiooni ja ärevuse need, kes on siis kuidagi ei saa praegu abi, eks ju, et kui nendest pooltele pakkuda siis tõenduspõhist abi, et siis see võiks ühiskonnale tuua iga kulutatud rahaühiku eest 4 tagasi. Et see on selline majandusuuring, ma seda hakkasin lahti seletama, aga noh, et igal juhul praegu ka juba leitakse, et see võiks olla majanduslikult päriselt ka kasulik, mitte nagu nii-öelda ainult pehmete väärtuste mõttes. Aga jah, et kui siin on paar mõtet sellega, et mida nagu võiks teha, eks ju, igapäevaselt või kogu aeg, et ikkagi see, et kuidas stressi ja pingeid juhtida, kuidas emotsioonidega toime tulla, muretsemist vähendada, lähisuhteid tugevdada ja kindlasti selline sotsiaalne kaasatuse aspekt, aga et noh, meie loodame ka, et kuidagi see saab tavalisemaks, et me räägime vaimsest tervisest ka töökohal, haridussüsteemis, kas või ma ei tea, sisejulgeoleku kontekstis, et kuidagi see oleks rohkem nagu tavalisem teema, et me ei peaks sellest eraldi rääkima mingisuguses psühhiaatria kontekstis, vaid et see oleks nagu selline igapäevane asi. Aga nüüd tulebki see koht, kus ma ikkagi paluksin, et natukene registreeriks siis enda jaoks ja teiste jaoks ka seda, et mida teie teete oma vaimse tervise jaoks. Et kas te saaks näiteks võtta mingi niimoodi 3, 4, 5 kaupa gruppidesse ja natuke arutada seda, mis te teete ja panna paar olulisemat asja kirja ja siis teistega seda jagada. Ja küsimus on siis see, et milliseid tööriistu kasutad sina oma vaimse tervise hoidmiseks?
Nii, ma vabandan, et ma pean katkestama selle arutelu, aga ma arvan, et te võite päeva jooksul saate kindlasti edasi seda rääkida. Aga olge kenad, et öelge igast grupist üks asi, mis on kõige olulisem või sellisem, mida te tahaks teistega jagada või levitada, mis on kindlasti õudselt hea asi, mida tahaks, et kõik kasutaks. Üks on lapsed kindlasti, ma ütleksin. Lapsi saab kasutada. Laste saamine, aga laste kasvatamine. See, mis võtab igasugu praktilised elumurjad ära ja tekib palju rõõmu, emotsiooni ehedam. Teatud hea. Nii, okei. Või pärast seda iga. Ja siis pärast. Nii, mida siit eest näiteks? Meil oli puhkus peamine. Peame üldse päev maha ja ise endaga olla asju, mis taha. No, siit näiteks siis üks kõige tähtsam asi. Me jõudsime järeldusele, et tuleks ikkagi soorolle natukene hinnata ja ümber hinnata. Vaadata seda, millised ühiskonnas täna on. Ja et kas peaks kõik sellised üldlevinuid rolle enda jaoks vastu võtma, nii nagu levinud on või peaks enda jaoks ümber. Et enda sisse vaatama selles osas. Hästi palju mainiti ära, aga võib-olla, kas oli ka, et hästi toimib perekond, hoiab vaimse tervise korras. Muud asjad oli ikka sport, alkohol, korralik puhkamine, unetunnid, pisut enda aega päeva jooksul. Levikloom. Super. Nii, kust? Meie siin mõtlesime, et välised stressitekitajad tuleb tasakaalustada endale meeldivate tegevustega, et alati jälgida seda momenti, kus on see väline stressitekitaja ja siit ka see, et ebameeldivaid tegevusi tuleb osata vältida. Tuleb öelda ei osata. Mitte võtta enda. Võtta hobi, pere, aga tööasju mingist määrast näiteks piirata. Igasugune füüsiline tegevus ja võimalus saab olla värskes õhus. Arvaks, et mina isiklikult, et raamatut. Üks asi, mis ei ole veel kõlanud, aga on meie kõigi jaoks vaieldamatult väga tähtis. Magamine ja uneaeg, piisav uneaeg siis. Et me panime kirja, et endale nagu tekitada selline hea keskkond, et siis hoida, leida ja olla nende inimestega, kelle keskel sa tunned ennast hästi, et ühtepidi nagu siin räägiti, et olla nagu üksi, leida aega endale, aga kindlasti on ka väga tähtis roll sellele, et su kõrval oleks neid inimesi, kellega oma head ja halbu asju jagada. Kas on veel midagi, mis on hästi oluline, mis nüüd ei ole siin kõlanud veel? Üks, mis meil tegelikult on selline meeldiv töö, ütleme, kui palju inimesi tegelikult teevad tööd, mis neile meeldivad, peavad tegema seda suhtelt raha pärast ja see tegelikult, nagu näha, see tekib päris palju probleeme, aga kui võimalik teha asju, mis on tegelikult meeldib 8 tundi päevas,
hakkama vähemalt, siis tegelikult päris välivaatust. Pigem teha, aga mitte 8 tunni vaid vähem. 12. Teha hästi, aga vähem. Okei. Tegelikult selle peab tasakaalustatud toitumine, et näiteks kui me tarbime kohvi liiga palju, kui ma nende peale ära tajun, et see mõjub ka halvasti või liigne suhkur. Natuke hea, kui see piir käest läheb, siis see veresuhkri tase ka mõjutab. Et hästi palju selliseid baasilisi asju, mis on ka füüsilisele tervisele väga head ja suhted kindlasti. Saan aru niimoodi sellised põhiasjad. Aga et siis ma nüüd veel kiirelt jah, paluksin teil mõelda veel ühe küsimuse peale, et igaüks ma loodan, et sai väikse paberi tükikese postiti ja võiks kirjutada sinna ühe mõtte, et mida sa tahaksid, et su poeg teaks vaimse tervise hoidmise kohta või kui poega veel ei ole või on raske ette kujutada, et on poeg, et siis mida oleksid tahtnud oma isalt kuulda saada, et võib valida kummale küsimusele vastus. Ja siis, kui see on olemas, et siis võiks minna ja panna see sinna nende paberite peale, mis on seal seina peal, et siis saab päeva jooksul nendega veel tutvuda või võite ka sinna lisada midagi, mis te tahate. Ja siis veel hea meelega, kui te lubate, et siis me ka peaasjaga korjaks need kokku hiljem ja me saaks sinna diskursusesse, mis me praegu uurime meeste vaimse tervise kohta, ka need lisada, et kuidagi paremini planeerida just neid samu teadlikkusega seotud tegevusi. Millal te see uurimus valmis ma tahtsin öelda nagu, et umbes siis kui Tallinna linn, aga et tegelikult nüüd kevadel on kindlasti sellest kuulda midagi juba. Nii, aga et siis mina tänan, jätan teid kirjutama ja sinna postitama neid mõtteid ja siis aitäh. Aitäh Anna-Kaisale. On näha, et see teema tõstatab päris palju arutelu. Päris paljude inimeste jaoks on see oluline. Et ütle meile, kui me tunneme ära, et täpselt ei tea, mis on nagu valesti, aga tahaks nagu rohkem uurida, siis kust nagu võiks seda infot saada niimoodi, et ei pea veel arsti juurde minema ja diagnoosi saama? Kindlasti peaasi.ee ma soovitaks, aga ma arvan, et võib ka oma vahel sõpradega ja lähedastega arutada, et pead kokku panna, et see on ka õudselt hea vahend vahel. Lihtsalt ütlen, et tema arsti juurde minek alati kohe vähemalt diagnoos. Teise juurde võib aegata arsti juurde. Ei pea kohe saama anda kohe diagnoos. Jah, sest ega need, see ongi, et tegelikult arstid on ka päris nagu normaalsed inimesed tegelikult. Tolge mulle see diagnoos saada varem kui hiljem, jah. Et seda võin küll öelda, et sageli inimesed ei tahagi seda diagnoosi vastu võtta, kui ka juba on diagnoos. Et sellega on teinekord sõdimist. See ei ole alati nii, et inimene ei jõua, aga teinekord on ka see koht, kus me kaotame need patsiendid ka ära või sul selles mõttes, et sina ütleb, et nüüd on see koht, kus on vaja tegutseda ja patsient ei lähe sealt edasi või ta ei tule tagasi või ta ei hakka ravimit võtma või see kõik on väga pikk protsess, see ei ole selline, et ma täna ütlen ja homme on mul parem olla, sageli läheb alguses halvemaks. Et siin võidakse seda kinnitada. See paranemistee vist on jah selline mitmekülgne. Väga mitmekihiline ja kui hakatakse jõudma iseendani, siis see võib olla väga-väga valus. Aga siiski, et ega see diagnoos ju, et see ei ole ka nii oluline, et aga põhined midagi võtta ette ja kohe täna, eks ju. Et kindlasti on üks mingi väike asi kas või mida saab teha, et parem oleks olla. Ma kommenteeriks ka, et ma terve selle ettekande aja mõtlesin, et kus see probleem on ja jõudsin tegelikult selleni,
võib-olla vaimse tervise puhul on inimestel selline tunne, et nagunii keegi ei saa mind aidata. Et kui käeluu läheb puruks, siis me usume sellesse, et ma lähen arsti juurde, ta paneb kipsi ja see kasvab mul tänu sellele paremini kokku, aga vaimse tervisega on nagu see tunne, et mul on nii paha ja nagu kuidas saab tulla keegi teine ja seda minu enesetunnet paremaks teha. Et see on võib-olla see asi, mida me peame endale teadvustama, et jah, me saame abi, et ka vaimse tervise puhul, see on hästi tähtis. Et arst võiks nagu suunab mingis õiges suunas mõtlema. Just. Aga see mõtlemine tuleb ka endal ikkagi ära teha, eks ju. Et see on nagu koostöö ikkagi, et see ei ole nagu üks või teine, eks ju, et see on ikkagi koos tegutsemine. Nii, aga ma ütlen suure tänu Anna Kaisale. Kindlasti vaheajal arutame sel teemal edasi, terve pikk päev on veel ees. Meie omalt poolt, Korp Sakala poolt tahame natukene anda ka seda ajaloolist sidet ja silda, kus kohast akadeemilised akadeemilised organisatsioonid alguses on saanud ja kus nad siis täna on. Et suur tänu sulle selle eest. Aitäh kutsumast. Nii, meie teeme kuni 3:30 pausi. See kell, mida te tõenäoliselt olete siin juba kuulnud, märgib seda, et paari minuti pärast hakkab miski asi uuesti pihta ning pange siis tähele ja toredat päeva jätku.